Nii, 3. episood juba päris tempokalt on tulnud need episoodid ja üldse nädalad on läinud, et alles oli see idee, et teha podcast ja nüüd me juba siis filmime 3. episoodi. Praegu on elu nii, et nädalad võrduvad podcastid, siis teame. Sügisnädal. Oota, kas on reaalselt praegu 3. nagu septembri nädal ka või? Kas me alustasime septembri 1. nädalal? Jah. No võt. Väga hea algus ju. Septembrikuus kõik on uus. Muidugi. Super. Igal juhul, kui minu hääl kõlab natuke teistmoodi kui muidu, siis see on sellepärast, et mul on olnud nohu see nädal. Me käisime väiksel toredal Soome tripil vahepeal. Ja nagu ikka alati, kui midagi ootad ja planeerid, siis paraku vahest juhtub nii, et on alati need mingid nohud ja köhad kohal ja rikuvad pool asja ära. Et kui enesetunne ei ole hea, ega siis ei ole hea ka kuskil käia ja teha midagi. Nii et jah. Aga no mis teha? Igal juhul. Täna on mõnus olla. Peale haigust on alati ekstra hea olla, sest et siis sa väärtustad eriti seda head enesetunnet. Ja jah, ega meil on täna tegelikult reede, me filmime seda reedesel päeval ja ega ongi suht viimasel minutil, nii et muidu me oleme suutnud olla natukene paremad oma filmimisega ja varem alustada seda, et endale natuke aega anda, sest et kõik see protsess ju võtab aega. Aga see nädal läks siis nii, ju siis pidi nii minema. Ei, praegu ideaalne aeg praegu teha seda kõike. Ja. Et sügis tundub jõudnud ka kohale, et siuke mõnus. Toas on mõnusad temperatuurid, lõpuks ei ole liialt palav. Muidu on vahest olnud siin, ma istun siin laua taga, lihtsalt higistan. Ma tunnen, et lihtsalt õhku ei ole, sest et toas on mingi 25+ kraadi. Aga kontrolliv egomeel. Meil on jah, teemaks kontrolliv egomeel ja muide siin hiljuti, mul tuli praegu meelde kellegagi arutasin, et siin oli mingisugune kuu seisud ja kuu faasid olid huvitavas kohas, mis võimendavad mingisugust üleminekut täiesti teistele transformeerivatele energiatele ja uude sellisse elutsüklisse või loomisse isegi, jah. Aga see loomine võib tulla sellist läbi selle, et hakkavad asjad üles tulema seest. Noh, mis muidu on varjus olnud. Tundub, et 2024 on üldse olnud väga siuke transformatsiooni aasta. Ikka väga paljud inimesed, keda ma ise jälgin, tean, kõigil on väga-väga suured muutused elus. No, kellel siis mis tasandil, kellel on lihtsalt mingid siuksed elulisemad asjad, kellel on sügavamad, spirituaalsemad asjad, aga kõigil midagi toimub, nii et väga huvitav. No september nüüd avabki täielikult nüüd ukse siis sellesse uude tegemisse ja siis tulevadki pinnale kõik, mis pinnale peab tulema ja mis meil õhus on ka siis kontrolliv egomeel ja üleüldse egomeel ja erinevate tahkudega egomeel. Egomeele nii-öelda neid selliseid tasandid on väga-väga palju. Ja on sellised nähtavamad egomeeled, otsene egomeel, peen egomeel, varjatud, mida sa justkui nagu ei kvalifitseerukski egomeeleks, aga tegelikult on osa sellest. Et see asi läheb siin väga-väga peeneks ja see on sügav teema, et meie elu ja meie suhteid on kontrolliv egomeel ju. Kui meis on sees mingid need vanad mustrid, siis ta hakkab paratamatult meid mõjutama igas aspektis ja kõige rohkem ta hakkab mõjutama inimsuhteid. Et see teeb elu nii iseendale keeruliseks kui ka siis kaasinimestele ja teatud mustrid tuleb tõenäoliselt ära teha, nendest väljapääsu ei ole ja igal inimesel on need erinevad. Aga ma just mõtlesingi siin alustuseks, et ennem kui me lähme nende topikute juurde, et räägiks lahti, mis asi egomeel on siis või kust see sõna ego pärineb. Et ego tegelikult tuleneb ühest siis ingliskeelsest terminist, mis on siis epigenetic overlay, et ta on siis selline bioloogiline aspekt täiesti olemas. Et see epigenetic overlay on põhimõtteliselt nagu rakumembraan või raku pealmine kiht, mis tegelikult kontrollib siis nii-öelda
raku sisest tööd ja kogu seda sünteesimist. Aga meil on siis aegade jooksul toimunud teatud geneetilised rikked või moonutused, mis on selle rakumembraani teinud, ütleme niimoodi, et liiga paksuks ja sealt ei lähe eriti midagi läbi enam. Infot ei lähe ka enam läbi ja väga midagi läbi ei lase. Ehk siis see paralleel siin on see, et väga suure egomeelega inimene ei lase enda raku tuumani midagi jõuda. Sa ei jõua tema olemuseni, tema tuumani. Ta väga ei võta infot vastu tuumani, seega ta on ennast üsna kapslisse ära pakkinud ja nüüd ta kaitseb seda kindlust seal. Ja siis ta otsib põhjendusi ja vabandusi ja noh, kõik, mis seda rakukest siis kaitseks on ju, tema identiteeti. See self-protection on ju, enese kaitse, enese kontroll. Ja noh, nüüd ongi, et siis see on saanud alguse väga bioloogilisest aspektist ja eesti keeles on ka isegi selline väljend nagu paks nahk, et see mees on omale paksu naha kasvatanud, ja see ka siis viitab sellisele liigsele enesekesksusele ja ütleme, et ta ongi selline siis egoistlik inimene. Ja see ongi, see epigenetic overlays on paks nahk ja ta ei ole nii-öelda loomulik orgaaniline osa sellisel kujul, aga mis ei tähenda seda, et tähendab egomeel ei kvalifitseeru minu jaoks nii-öelda, et milline peaks olema autentne meel või see sinu eneseväärikas või see suveräänne mina, kes peabki ennast kehtestama. Et ma tunnen ka siin selle topiku juures väga palju sükest ebakõla, et kui sa oled ausa või julge väljendamisoskusega inimene oletame, ja kui sa midagi näiteks kellelegi võib-olla ütled teravamalt, et siis sa oled kohe egoist. See ei tähenda seda. Ülbe ja egoistlik ja. Ja, ego on hoopis muu asi. Ego on hoopis see, mis on tegelikult vastupidi, on ta ülekaitsev ja üle põhjendav ja et kõik keerleb ümber tema. Et kui sa elad autentselt ja ausalt ja suveräänselt ja seisad oma õiguste eest ja kõik see, eks ole, siis seal ei ole mitte mingit pistmist egomeelega. Või kui sa tead, kes sa oled, nagu see I am vertikaaltelg on korras ja sa teed oma asja, siis see ongi see autentne meel ja autentsel meelel, kui nüüd bioloogiliseks minna, ongi see rakumembraan, mitte siis siuke paks, siukene korralik müür ei ole seal ees, vaid ta on selline nagu läbilaskev toru või läbilaskev vool. Nagu kosk voolab, eks ole, niimoodi üles alla oletame. Ja informatsioon käib ja seda inimest tundma õppides sa jõuad tema tuumani, sa saad puudutada sügavaid kihte, sa saad seda inimest nagu hakata lahti pakkima ja sa näed tema tõelist siirast olemust. Aga suure paksu kihi all olevad egomeelega inimese tuumani sul ei ole võimalik jõuda. Sest ta lihtsalt plärtsub sulle suvalisi asju läbi oma nende kõikide lapsepõlve traumade ja igasuguste mustrite, mis tema raku mälusse on sisse pakitud. Et noh, põhimõtteliselt suure egomeelega inimene kaitseb oma traumasid. Piltlikult öeldes, ta kaitseb oma valukeha ja ta kaitseb oma traumasid. Aga ta ei teadvusta seda sellega, et oma traumade ja valukeha kaitsmisega ta võib teistele inimestele väga palju liiga teha, haiget teha. Ja oma käitumiste ja suhtumistega tekitada siis omakorda mingid karmaimprinte või miasme, mis päädivad siis hiljem mingite ahelreaktsioonidega. Nii et see on nagu selline sissejuhatus sellele tänasele teemale, jah. Aga mul on nüüd ees siin järgmine näiteks, et intuitiivset mõtlemist ja autentset tegutsemist kontrolliv egomeel. Meil on ju intuitsioonid, meil on mingid soovid ja see teine pool, see siis egomeel, ma võin tuua võib-olla, ta on küll natukene kohati erinev, aga see ego mind
on ka siis mingil määral nagu predator mind ja nimetatakse ka goat mind, kitseaju. Kitseaju sündroomiks nimetatakse. Kitseaju sündroom on see, et võitle, karga, kaitse. See on see inglise keeles, ma ei mäleta, kuidas seda kutsuti, see on nagu flight and fight, ühesõnaga, et sa põhimõtteliselt reageerid kohe kõigele, sa oled kogu aeg valmis ja sa oled nagu siuke sirisev ja särisev. Mida see meel siis loob, see goat mind või negative ego mind loob sellise asja nagu varjukeha või shadow self'i kutsutakse. Ja see nüüd see varjukeha koos negatiivse ego meelega loob tegelikult täiesti topelt identiteedi sinu sisse, kes tegelikult ei ole sina. Et sa võiksid tegelikult selle identiteedi oma selle varjukeha moonutuse tõsta enda seest lihtsalt välja. Noh, piltlikult öeldes. See on võimalik. Aga kuna see varjukeha seostub tohutul hulgal meie kõikide siin reaalsus olevate elu aspektidega, et sa põhimõtteliselt peaksid välja viskama ka siis võib-olla asjad, mis sulle isegi meeldivad. Sulle võivad mingi hetki hakata isegi need negatiiv ego mind ja varjukeha asjad isegi ju meeldima. Kuna sa oled nii läbi sünteesitud sellest, siis need kas nad on siis mingid sõltuvused või tegevused või mis on selle varjukehaga seotud, et tõsta enda seda ego meelt veelgi, siis sa oled nii seotud sellega, et sa harjud sellega ära. Ja see on sinu jaoks, see ongi sinu, sa võidki ennast nagu defineerida selle identiteediga lõpuks. Aga kui keegi sulle, nüüd ongi see efekt, et väga palju suhteid, miks hakkavad omavahel põrkuma, on see, et suhte üks osapool, vahet ei ole mis suhe, kas mees, naine, ema, tütar, sõber, kõik need erinevad suhted, hakkab tegelikult peegeldama sulle seda shadow self'i. Ta hakkab sulle näitama, milline sa tegelikult oled. Aga see teeb haiget. See teeb sulle haiget. Ja siis sa tahad rünnata. Ja siis sa tahad rünnata. Ja see võibki sulle teha, et oi, sa tekitad mulle ikka südamevalu ja kuidas sa nii ütled ja et ma olen nüüd tegelikult, ja sealt tekib siis see ohvri roll, et ego mind inimene läheb väga kiirelt ohvri rolli, et kuidas sa saad mulle nii teha ja kuidas sa saad mulle nii öelda, aga tegelikult ta tegi kõik õigesti. Ta peegeldas sulle sinu oma traumasid ja mustreid väga nähtaval ja konkreetsel kujul. Ja seal ei ole vaja hakata kaitsma seda sinu sees olevat shadow self'i, mis pole tegelikult üldse sina isegi. Sa kaitsed mingit võõridentiteeti, mis on aegade jooksul läbi nii-öelda siis mingite eluprogrammide kujunenud. Aga see pole sinu autentne, tõeline mina. Et sellest, vot see on see ego mind või shadow self, millest tuleks siis lahti saada ja asendada see siis, kui me räägime siis, ütleme, tegelikult võiks öelda teine autentne meel, aga ütleme siis positive ego mind tähendab siis seda, et see on nagu see enese väärtustamine, suveräänne, enese kehtestamine, aus, autentne. Ja sellisel juhul ongi ka see, et siis mul on siin ka see teine topik, kus tuleb see siis mängu, et on siis nagu üleväärtustamine ja on alaväärtustamine. Et nüüd ongi siis see küsimus, et see enese väärtustamine, et mitte sa ei lähe siis sellesse üleväärtustamisse. Et seal on siis, siuke peene oht ka sellel, ütleme, vaimses maailmas saab ka sinna äärmusesse minna, spirituaalses ja vaimses maailmas ja ka muus maailmas. Ka spordis saab sinna, tavaliselt neid inimesi või nendele inimestele öeldakse, et see on ära tõusnud ja ära tõusnud, just täpselt, et selline termin, et see vend on ära tõusnud, et ta nüüd, arvake, et ta on nüüd siin nii tegija jumal ja kõik, et selle on üleväärtustamine. Ja siis on see alaväärtustamine. Ehk siis tegelikult on inimesel kõik olemas, ta peaks tundma ennast ju täiesti normaalselt, orgaaniliselt, voolavalt siin elus, aga mingil põhjusel segavad tema elu kogu aeg mingid need kompleksid ja alaväärtustamine ja alaväärsus ja kõik see, et kes ma ikka olen ja mis ma ikka teen ja kas see on ikka õige ja alaväärtustamine on tihti see, et usaldamatus, ei usaldata iseennast,
kuskil on lapsepõlveprogrammid, et kes sa siin ikka oled ja kes me siin ikka oleme ja siis siis surutaksegi see inimene täielikult nagu energeetiliselt kokku, on ju, et ta ei vabane tegelikult ja ta ei leia ka ja vaata, kui sa lähed täis alaväärtustamisse, vaata, siis sa ei leia ka eneses üles seda tõelist mina, seda autentset, suveräänset ja see on ka siis see pool, kuhu langetakse. Nüüd siis on meil järgmine topik on positiivne, negatiivne kadedus. Et meil on siis võimalik olla kade positiivselt või autentselt nii-öelda, mis on inspireeriv ja motiveeriv. Ja siis on see kadedus, kus sa tegelikult soovid, et sellel inimesel läheks ka halvasti. Ja seal tekib see, et kui mina ei saa sina ka. Ja kui sul läheb halvasti, siis ma ei olegi üksi selles mis iganes asjas. Ja no need on väga peened alateadlikud programmid. Need on sellised asjad, ütleme niimoodi, et enamus inimesi tõenäoliselt ei oskaks või julgeks isegi tunnistada, nad on kadedad. Kui nagu väga ausalt neilt nüüd see kuidagi välja uurida või pookida. No jah, siis pigem hakkab sealt tulema mingisuguseid põhjendusi, vabandusi, et miks see pidigi mul nii minema ja kõik sellised, igasugused multipõhjendused, et miks Jumal eest ma ei peaks tunnistama oma failimist. Mis justkui tegelikult on ju täiesti normaalne asi, et kui ma tegingi midagi näiteks valesti, ja tunnistan seda, et ma failisin, ma kukkusin läbi, see ei olnud õige ja I'm sorry ja ma vabandan ja tunnistan ja kõik ongi okei ja kõik osapooled saavad rahulikult sellest tsüklist väljuda. No, aga inimene ei taha olla haavatav. Ja sellepärast ta pigem põhjendab ja vabandab ennast välja. Kui see, et ta muudab ennast haavatavaks ja võib-olla siis see antud teema või topik läheb veel sügavamaks ja seda tuleb hakata arutlema ja lahti võtma kellegiga. No võt, ja nüüd arutletaksegi lahti, kust kadedus tekib, mis mustrid, mis lapsepõlves, mis seal kõik jäi tegemata. Et võib-olla isegi vahest inimesed ongi, et lihtsam on mitte avada seda poolt, kus ma muutun haavatavaks. Jah, et Jumala eest minu raku tuumani jõuaks, et ma muutuks, ütleme siis, läbipaistvamaks, selgemaks, nähtavamaks. No see ongi arusaadav, sest meil ongi väga paljud inimesed kannavad geneetiliste koodidega, mis tulevad läbi ajaloo selliseid liine, kus ongi väga suured valukehad, väga suured traumad ja draamad selja taga, mis pakitakse kuhugi sügavatesse rakukihtidesse kinni. Ja nüüd ongi ta põhimõtteliselt, see inimene ongi selline lukus. Öeldakse ka, et tegelikult selline keskmine Eesti mees on ikkagi päris lukus emotsionaalselt. Ja ta on ikkagi päris kinni pakitud. Ega ta naljalt niimoodi ennast ei ava. Mehed vist üleüldiselt pigem on rohkem kinnisemad, sest et kuidagi selles ühiskonnas on ikkagi õhus see, et mehed peavad ikkagi näima tugevana. Ja kui me peame hakkama nüüd rääkima tõsistel teemadel ja muutuma haavatavaks, siis justkui oleks see, et ma näin nõrgana. Ja sellepärast võib-olla mehed pigem ei ole need, kes tahavad naistega sügavaid teemasi arutada ja võib-olla sellepärast ka väga paljud suhted purunevad, et väga paljud mehed, nende ego ei luba olla haavatav ja näida, et ma näiks väiksena ja kuidagi sellise tagasihoidlikuna. Ja sest üritatakse kaitsta mingit identiteeti, keda nad on pannud uskuma, et nad on. No just. Nad on iseendale pannud seda uskuma, nad on ennast ära rääkinud sellesse mingisugusesse vormi ja nüüd kui keegi hakkab seda nagu lahti kruttima või kangutama, et lahustada see negative ego mind ja shadow self, siis seda pigem ei lasta teha. No vot, ja siis üldiselt need ongi need probleemsed suhted, on ju.
et noh, see on ikka ulme mõelda, kui palju mingisuguseid suhteid ma tean elust, kus on lihtsalt mindud laiali, sest et ei arutatu asju läbi. Ei minda üldse sellele levelile, et jäädakse kuskile, siit on nüüd piir, lähme lahku kõik. Selle asemel, et hakata nagu asju arutlema, et no ja esiteks sügavamalt. Need kaks inimest ei ole kumbki nii-öelda bioloogilisest metafoorist jõudnud oma rakutuumadenigi. Nad ei ole tegelikult läbi põimunudki, läbi armastusenergia. Aga armastusenergia ongi nii võimas, et ta läheb igast barjäärist läbi. Aga selleks, et armastusenergiat käivitada, peab see sinu vertikaalis voolama. See peab olema sinu algallikaga ühenduses see energia. Et ega teine inimene ei aktiveeri armastusenergiat. Armastusenergia aktiveerib inimene läbi oma vertikaaltelja, oma ühenduse Jumalaga nii-öelda. Mis tähendab seda, et nüüd, kui mõlemad ära aktiveerivad, toimub kahe armastusenergia põimumine. Seega mõlemad puudutavad rakutuumasid. Ja seal ei saa olla see, et mingid kihid on ees. Või et umbes, et kas mehel või naisel emba-kumba, aga naisel võib ka väga suur egomeel olla. Ja võib-olla vahest on mõnel naisel suuremal egomeel kui isegi paaris suhtel mehel. Muidugi neid, selles mõttes, et näited on erinevad, lihtsalt ma enne nagu mainisin seda üldist. Üldlevinumad on rohkem mehed, kes nagu sa ütlesid, et ei julge rohkem nagu välja näidata. Aga see ongi see, et miks need paaris suhted on nii pinnapealsed ja siis ongi nüüd, kui väike eluline mingi aspekt kuskil juhtub või kellegile midagi ei meeldi või mingi pisidetail on kuskil suhtes halvasti, siis see suhe on üles ehitatud nii pinnapealsel energial. Ehk siis ei ole jõutud kordagi tegelikult üksteise tuumani. Et hakkaks üldse mingisugune mehe-nais-energia sümbioosis elu loomine, elusädeme tekitamine. See on inimestele, väga paljudele inimestele üli ebamugav. See on täielik mugavustsoonist väljumine, et hakata sügavatel teemadel rääkima, sest et need ei ole ju kerged. Need ei ole kerged. Ja need ei peagi siin olema kerged, sest... Ei no lihtsalt võib-olla inimesed mõtlevad niipidi, et tead, see elu on niigi raske, umbes see igapäeva elu, et ma ei taha veel teadsin mingite teemadega veel masendavamaks minna, et ma pigem väldin neid, et küll ma need teemad siin matan kuskil ära oma igapäeva tavaelu teemadega, mis on nagunii õhus. Et ma pigem matan need ära, nendega me ei tegele, need me paneme ära ja ma katsun kuidagi siin maailmas hakkama üldse saada. Mis sa nüüd arvad, et me hakkame siin midagi üles kaevama minu mingisuguseid raskeid asju või? Ja lükatakse edasi eelmistesse eludesse või? Järgnevatesse eludesse. Maha, ja siis ongi see, et mõned jätavadki nii-öelda kaevamata need, mis iganes teemad ja lähevad nendega kuskile edasi siis. Ja minnakse edasi ja minnakse nii kaua edasi, kuni need teemad saavad lahendatud. Aga mida kaugele ma edasi minnakse, seda raskemaks tõenäoliselt see kehastumine läheb. Okei, aga mul on siis veel, et sellest rääksime, et kui mina ei saa sina ka, see on see egomeele üks selline tunnusjooni, siis alateadlikult soovida teiste inimeste feilimist ja mul on ka sulgudest pandud tagantjärgi targutamine. Mis sa mõtled sellega? Tagantjärgi targutamine? Et kui siis meil on see nii-öelda kadeduse energia egomeel ja siis ütleme vaadeldakse mingite teiste inimeste elusid või edasi liikumisi, siis tihti me tihti ju võrdleme. Alateadlikult meis on kodeeritud see mingi võrdlemise moment, kuigi miks me peame üldse võrdlema kellegi elu teisega? Minu arust on täiesti kontrollimatu jällegi. See ongi see, et vaata see, kui sa oled mingi hetk lõpuks hästi self-aware person, vaata siis sa hakkad rohkem nagu tajuma ja võib-olla ennast peatama sellistes olukordades, et sa üldse ma ei lasku üldse mingisse võrdlusmomente. Aga kui sa ei ole see self-aware person,
noh, siis sa võid sellesse rattasse minna väga tugevalt sisse. Ja mingi programm sunnib hakata võrdlema, nüüd sa hakkad vastavalt käituma, reageerima, mõtlema, suhtlema ja nüüd ongi see, et tihti sellistel inimestel tekib need põhjendused ja tagantjärgi targutamised, ehk siis nad oskavad leida viise, kuidas mängida tagantjärgi nagu tarka, põhjendades siis oma failimist või põhjendades kellegi siis õnnestumist. Et ühesõnaga, ja nad võivad muuta oma stories ja aja jooksul. Noh, ütleme, et näiteks ma ütlesin kunagi, et sellest vennast ei saa näiteks seda tippsportlast. Oletame, kunagi ütlesin välja kuskil. No. Aga näed, sai. Nii. Ja siis nüüd on egomeel on see, et tegelikult võiks öelda, et eksisin, näed, tegelikult sai. Äge vend, tubli, hea töö. Aga nüüd ma hakkan hoopis, egomeel loob nüüd selliseid stsenaariumeid, et ma hakkangi rääkima, et ma juba rääkisin ammu, et sellest tuleb tegija vend, et see on tegelikult, see on õige poiss, et ühesõnaga nüüd ma hakkan luuletama ka veel, vaata. Või siis on see, et või sa hakkad nagu leidma, et no ma ei tea, mis kaudu ta sai sinna või et raudselt mingite muude, see ei ole see päris see tema oskuslik mingi... Kuidagi skeemitas ennast sinna. Ja. Et eks siis sa leiad põhjendusi, kuidas mitte haavata oma kas valet mõtlemist, valet ennustamist või ükskõik mida, sa leiad põhjendusi, et kaitsta oma shadow selfie ja oma seda egomeelt. Ja niimoodi inimesed kuidagi nagu manipuleerivalt nagu mängivad, ka teiste inimestega. See on päris karm, sest see on hästi selline ka jällegi süga alateadlik toimetamine. Ja väga peen ego. Väga peenelt käib see ja nagu endale seda tunnistada, see on katastroofiline, kui sa ütled üks hetk ühte ja teine hetk hakkad juba luuletust välja mõtlema, et see on päris piinlik tegelikult. Aga see on reaalselt, inimesed teevad seda ja seda on igal pool näha, et isegi sotsiaalmeedias on vahest olukordi, kes siis võib-olla tunneb ära kedagi või tunneb ise ennast ära, et selles olukorras ma ei tea, aga et inimesed räägivad ühte asja, et näiteks ka võib-olla tuleviku kontekstis, et midagi näiteks see aeg juhtub. No ei juhtunud, siis nad leiavad põhjenduse, miks ei juhtunud. Ja just. Kes meil on igasugu ennustajad ja et see aeg nüüd peaks see asi juhtuma, kaardid näitasid nii, aga ei läinud nii ja siis on see, et see oli sellepärast, et tead küll, et siin olid mingi muud segajad olid siin vahel. Ongi see, et öeldakse, et loll on see, kes vabandust ei leia. Jah, väga hea lause. Loll on see, kes vabandust ei leia. Tõepoolest. Ja selle asemel, et võib-olla muutusidki mingid asjad. Ja ei läinudki täppi, aga sa ei pea hakkama põhjendama, miks ei läinud täppi mingit absurdset teooriaid sinna juurde. Vaid lihtsalt ütlegi, et kui võib-olla, kui on mingi teooria, mis tõesti peab paika, et oli mõjutaja, aga selleks, et lihtsalt ise ennast kaitsta nüüd, ainult oma ego kaitsmiseks välja mõelda mingi story sinna. See on juba jällegi jama. Ja see ongi, vaata sealt tekibki see natuke see peen üleväärtustamine. Vaata üleväärtustamine, tead mis see genereerib? See genereerib põhimõtteliselt selle, et sa oled eksimatu. Ehk siis mina ei saa eksida. Ma olen nii pühalik ja püha, et ma olen eksimatu. Ja kuna ma räägin endale seda storyt, et ma olen eksimatu, eks ole, siis see on nagu väga tugev üleväärtustamine. No sellistel inimestel on tänast elust tegelikult väga raske, et kui sa üldse ei tunnista oma vigu. Et kui ma mõtlen oma elu peale tagasi, eks ma olen ka olnud väga palju sükestes olukordades, kui ma ei tunnista oma vigu ja tegelikult see on päris masendav. Need on mingid programmid osa meist ja me teeme seda, kas siis mõned teevad seda väga vähe, mõned teevad seda keskmiselt, mõned teevad seda väga palju.
aga nende asjade nii-öelda märkamine, et mille pärast ma midagi põhjendan. Ja isegi kui midagi on õigesti, ma ei pea tegelikult siis ka midagi põhjendama. Kõik asjad, mis on nii, nagu nad peavad olema, on nii, nagu nad on. Ja kui midagi ei läinud nii, siis ma ei pea hakkama seal, et et palu vabandust, ma eksisin. On aru saadav, et ma ütlesin valesti. Ongi kõik, lähme eluga edasi, et kõige olulisem on selle juures see, et sa ei valeta ise endale. Sa ei pea kellegile teisele ennast tõestama, aga vaata, kui sa valetad ise endale, see on ju kõige hullem asi maailmas. Täpselt, muidugi. See on, et ei ole vaja üldse seal... Teised lähevad oma eluga edasi, aga sina jääd ju oma mõtetega ja oma südametunnistusega. Jaa, nii on. Et see on selline asi, mis vajab tervendamist, ma arvan, kogu inimkonnal. See on meis kõigis sees, õhus, igal pool. No on jah, ja see ongi täpselt jälle see igasugust enesearengu asjadega tegelemine. Ma arvan, ma ei väsi seda mitte kunagi kordamas, ma räägin 10. episoodis ka see sama juttu. Ja see teadlik elamine ja märkamine, enese analüüsimine ja kogu see kompott. Ega see ongi see, mis lõpuks aitab ju. Ja ma räägingi, et iseenda puhul võin tuua näiteid, olen ka elus leidnud vabandusi. Näiteks, et miks mingi projekt näiteks ei õnnestunud. Tegelikult seal ei pea mingid vabandusi otsima, see on failed, läbi kukkunud ja sa tegid... Sul on lihtsalt olnud see, et sul on olnud ikkagi usk mingitesse inimestesse. Need inimesed on jätnud endast piisavalt hea mulje ja sul ei ole sinus ei ole seda usku, et nad saaksid meelega või midagi halvasti teha või et sa tahad ikkagi kaitsta võib-olla neid inimesi mingis mõttes, et või kuidagi... Jah, mingis mõttes inimesi, mingis mõttes ka seda, et jumala eest keegi arvaks, et ma nüüd ainult mingit jama inimestele soovitan vaata või et ise ainult kuhugi olen investeerinud mingisugustesse kohtadesse, mis lõpuks põruvad, et säilitada oma siis maine piltlikult öeldes. Et aga loomulikult, kui sa ei tee midagi tahtlikult, pahatahtlikku, siis seal ei teki ju karma imprinti. Kui sa teed midagi teadlikult ja tahtlikult, siis see on hoopis teine asi. Aga sellegi poolest tagantjärgi mõeldes oleks saanud teatud kohtades palju konkreetsemalt suhtuda sellesse, et kui näiteks oligi, ütleme, mingi projekt, siis ma ütlengi ära, et jah, sellega on kõik see, et ma ei hakka mingi venitama seda kummi, et inimesed näiteks küsivad, et kuidas olukord on. Lihtsalt sinule venitatakse kummi ja siis sina oled see, kes venitab seda kummi aga sellegi poolest, isegi kui minule venitatakse kummi mingite lubaduste asjadega, aga ma sisimas tunnen, tegelikult on asi jama. Ma sisimas tunnen, tegelikult ma juba tean, et asi on jama. Aga sina ei taha omakorda inimestele pettumust valmistada ja sa jätad selle lootuse õhku. Aga jällegi, see ei ole õige. Ma ei ole autentne. Kui ma sisimas tunnen, et tegelikult on asjad valesti, ma peaks ütlema, et asjad on valesti juba varajases staadiumis. Aga tervenemine algabki sellise teema suhtes sealt. Aga keegi nendest ei tee seda tegelikult. Mitte keegi nendest suurtest juhtidest, eestvedajatest asjadest alati hakkavad vabandama, leidma põhjendusi, miks mingid asjad nii läksid selle asemel, et öelda ausalt välja, et tegingi vale valiku, kutsusin neid valesse kohta, saime kõik õppetundid, lähme eludega edasi. Kõigilt on pinged maas. Mitte see, et ma hakkan mingisugust storit seal välja mõtlema. Kujuta ette, et sa oled see inimene, kes loob projekti, see projekt failib ja sa tuled ausalt välja, ütled, et kuulge, et see projekt läks meil tuksi, sellega on nüüd kõik, et ma kujutan ette, et niisugused asjad oleks täiesti life-changing nagu momendid ju. Tegelikult. Ja selles mõttes ongi, et see muutmine, et öelda siis midagi ausalt välja, et kuidas hakkad ennast tervendama sellest kõigest, et see ongi see, et järgmine kord, kui sul tekib olukord, kus sul on võimalus vabandada, sul on võimalus öelda ausalt midagi välja, mida sa tunned.
siis ongi, et tee need esimesed sammud ja järgmine kord on teist sammu lihtsam teha. Ongi see, et ole lihtsalt lõpuni aus. Aga ma tean enda puhul rääkida, mis kõigis on omad need kas peenemad või vähem peenemad, mingid varjukeha moonutused ja need hakkavad sulle rääkima mingid storysi, kuidas oleks võib-olla juriidiliselt korrektne ja eetiline nendest olukordadest välja tulla. Aga see juriidiliselt korrektne ei ole autentne või aus. Muidu ongi kõik, muidu me räägimegi elust nagu poliitikud, ümber nurga, mitte midagi konkreetselt, aga lihtsalt niimoodi jahume kuidagi mingit suvalist pläma. Voorime ilusaid lauseid omavahel kokku, aga tegelikult sisu ei ole seal. Ja autentsust ja ausust. Ja niimoodi me võimegi tegelikult oma elus ka oma tööasju, äriasju, suhteasju lõpuks hakata nii-öelda siis ümberpööratult või läbi vindi looma. Et iga asja taga on põhimõtteliselt konksna. Konksud tuleks ära nii-öelda likvideerida ja visata. Ja niimoodi me põhimõtteliselt lahustame seda shadow self'i ja seda goat ego mindi, mis programmeerib meid kogu aeg kaitsma oma väärkäitumisi, väärtegutsemisi, väärmõtlemisi. Ta kogu aeg leiab neid põhjendusi, kuidas rääkida mingid lugusid. Eks see ongi see ego, tahabki ju kaitsta ka meie mainet. Suures pildis küll. Aga siis ongi, päeva lõpuks on ju küsimus, et kas see on seda väärt, et mitte olla autentne. Aga ta tegelikult ju kaitseb seda shadow self'i mainet. Mitte sinu selle autentse, tõelise mina mainet. See ei puutu üldse asjasse. Ta kaitsebki seda identiteeti, keda sa oled pannud mängima ja arvama, kes sa oled. Seal ei ole vaja midagi kaitsta, see tuleb ära lammutada, see identiteet. See ongi see teema. Kui me selle ära lammutame, siis ei ole kedagi kaitsta vaja. Et see on nagu väga karm tõde ja kõik omal nahal läbi kogetud ja protsessid käivad siiamaani. Ego meel ei tunnista oma vigu, sellest me juba natuke tegelikult rääksime. Ja puudub siiras kahetsus. See self-protective ego puudub siiras kahetsus. Ja siin on nüüd tekib see küsimus, et miks me ei julge vabandada. See pool on ka ju. Shadow self ei lähe ju vabandama. See on jah. Ja vaata, vabandamine ei pea olema alati see, et see on nüüd mingisugune katastroofiline suur asi, mille pärast vabandada, vaid ka mingid mikrosituatsioonid, mis meil elus tekivad lähedastega, partneriga, et kus sa tegelikult ju võiks ju minna vabandama. Et see oleks ju nii selline magic moment tegelikult, aga me ei tee seda. Mõtle, kui palju on igapäevaselt tõenäoliselt või iga nädalaselt vahet ei ole hetki, kus you cross the line mingisuguse lausega. Olid liiga terav, olid liiga ülekohtune, mida iganes. Ja selle asemel, et see asi lasta lihtsalt, et tead, nagu nii see nädala aja pärast on unustatud. Et ma ei tea, võtta siis helistada või kodus olles siis kuule, et sorry, et ma nii tegin, et see nagu läks liiaks. Et see on nagu päris karm, sest et ma arvan väga, ma isegi vahest tunnen, et ma võiks rohkem nagu mingites olukordades olla see inimene, kes võib-olla vabandab. Et näiteks kõige rohkem see vabandamine on tulnud näiteks oma lapse suhtes. Et kui ma vahest olen häält tõstnud või kui ma olen midagi liiga kurjasti öelnud, et siis ma olen küll tema ees vabandanud. Aga vaata, lapsega on see kuidagi teistmoodi. Laps ei ole kuidagi, laps on nii siuke puhas kõigest või kuidagi tema ees vabandamine on palju kergem. Või see ei tule, see on nagu, kui ma tegin midagi alasti, mul tuleb nii kergelt see vabandamine, et vabandust, et ma sulle nii kurjasti aga tead, kus tuleb raskemini?
näiteks vabandada oma vanemate ees. Et vaata niipidi, et tegelikult peakski olema ju loomulik vabandada ülevalt alla. Aga väga raske ja natuke isegi tundub isegi natuke ebaloomulik, et vabaneda alt ülesse. Vabaneda. Vabandada alt ülesse. No siin mul tekibki küsimus, et kas laps... Nojah, ei muidugi, et laps on ka identiteet ja omade käitumiste ja mustritega, et millest on olukordi, kus laps peaks vabandama oma vanemate ees, aga tegelikult kas peab? Ma ei tea, see kõik on tegelikult nii keeruline. Et seal on nagu, seal sõltub ja kõik, vaata, kui näiteks laps on üles kasvanud perekonnas, kus on olnud tohutud traumad ja ei ole olnud see lapsepõlv võib-olla just kõige ilusam, siis vaata, sul on need traumad jäänud ikkagi sisse. Sa võib-olla näed oma vanemates väga palju vigu ja siis sinu jaoks nende ees millegi eest vabandamine tundub nagu täiesti utoopia. No üldjuhul jah, see uuem põlvkond ju toob välja kogu aeg. Et ma praegu lihtsalt nagu mõtlen, et mida peaks tegema, ütleme, minu laps, ütleme, Noora, et ta peaks minu ees vabandama. Praegu oma peas vist hakkan nagu mõtlema, mida ta peaks siis tegema. Et ta sinu ees vabandaks? Jah. No ma räägin, elulised igapäeva mingid situatsioonid olla, ma ei tea, lööb sulle käega vastu pead. Või ütleb sulle mingi paha sõna. No ütleme nii, et normaalses maailmas võiks ju vabandada selle eest. Ja, aga need on lihtsalt käitumis teatud reaktsioonid, aga ma ei vaja seda vabandust oma lapselt. Ei, seda küll, jah. Mul ei anna see vabandus mitte midagi. Ta on sa võtad seda lihtsalt seda, sa võtad seda kuidagi selliselt, et see, et laps, ma ei tea, lööb, vahepeal karjub, on tema väljaelamine. Ja lapsed elavadki ju ennast kõige rohkem oma vanemate peal välja, sest et meie oleme nii-öelda need turvapunktid, kus saab ennast välja elada, sest et laps ei tunne mitte kellegi teisega üldiselt ennast turvaliselt, et ta saaks võib-olla karjuda või lüüa või vehkida või midagi teha. Aga ometi lastes on need asjad sees, et nad peavad neid vahepeal tegema. See väljaelamine. Et eriti veel lapsed, kes on, ma ei tea, esmaspäevast reedeni koolis või lasteaias, nad on ikkagi surutud sinna sellesse ruumi. Nad ei saa seal väga midagi teha, sest et seal on reeglid. Ja tihti ongi, kui lapsed tulevad ju koolist, nad tahavad hakata ennast välja elama ja vahest ongi niimoodi, et nad on kurjad, pahurad, tahavad lüüa, peksta, vehkida. Ja siis on tihti see, et sealt tekivad tohutu probleemid, sest et vanemad ju ei lase. Mis sa karjud, mis sa lööd, mis sa ta. Selle asemel, et tead, tee, mis sa tahad ära ja... Ainukene asi tähendab, kui laps ütleb mulle, isegi väike laps ütleb mulle ropusti, sitasti. Ärge nüüd öelge, et teile seda lapsed kodudes ei ütle. Kindlasti ütlevad. See on lihtsalt asi, millest võib-olla ei räägita, aga neil on emotsioonid ja see on siin maailmas normaalne. Nii, siis ainukene koht minus, mis saaks üldse riivata saada, kui ta ütleb mulle kehvasti, on minu shadow self, minu varjukeha. Tähendab, minu laps ei saa riivata minu autentset mina või minu päris hinge. Sest ta on osa minust. Alustame sellest, et kuhu said ropud sõnad lapse suhu? Ei, selles mõttes, et vahet ei ole, ta võtab neid info väljast, kus iganes vaatab midagi, kuulab midagi. No, eks iga laps on kuulnud oma kodus oma vanema, okei, ma ei saa öelda, iga laps võib olla mõnes meie vanematena ropeldame ja isegi kui me arvame, et lapsed on teises toas, ei kuule neid, kuulevad ikka ja vajutavad sulle täpselt samal toonil ja terminoloogial sulle otsa ette neid sõnu, nii et tolmab ja ainuke koht, mis sellises olukorras üldse saaks haavata, on minu egomeel ja minu shadow self.
Sellepärast, et ma ise olen neid genereerinud, ma olen ise neid ka loomulikult võimendanud, ehk siis see on puhas peegelpilt. Noh, mida sellises olukorras on lapsel vabandada? Mitte midagi. Ei, see vabandada kindlasti ei ole, aga see on lihtsalt see süke, noh, võib-olla nendest asjades kuidagi rääkimine, et aga rääkimine teine asi. Mina olen võib-olla vea teinud, et ma olen võib-olla, ma ei tea, siinkohal mingid halbu sõnu kasutanud, et proovime neid mitte nagu kasutada, et mitte, et nagu, noh, minu maailmas on nagu see, et see vahest see mõni ropp sõna siia tänna, ma ei tea, minu jaoks on see part of life ja ma arvan, et tead, see lihtsalt no mõned inimesed on ju selle peale öelnud, et ropendavad väga intelligentsed inimesed. Või noh, mahlaselt ropendavad väga, et see on intelligentse inimese tunnus, kui ta oskab, noh, mingil määral. Noh, see ongi täpselt see, kuidas keegi seda näeb. See on kuidas, jah, ütleme. Aga noh, see ei tähenda seda, et ma nüüd pillun ja pritsin lihtsalt suvaliselt, mis sülg suhu toob. Aga me ju teame, et väga paljud ropud sõnad on olnud väesõnad. Neis on olnud mingi power ja vägi ja see ropp sõna aktiveerib jõuliselt mingit aspekti või teemat või valdkonda. Et kui sa muidu kuuled kellegi sükest monotoonset juttu lihtsalt sükses ühes laines, on ju. Nii kui sa paned sinna sellesse laines ropu sõna, see teeb kohe selle jõnksu. Ta annab selle kohe mingi ekstra tähelepanu sinna. Ja neid samasuguseid peegeldusi trigerdavad meie lapsed, meis endis, neid aspekte. Et ma leian, et on kindlasti aspekte, kus jah, meie võib-olla peaks vabandama lapse ees. Kindlasti, sest me teeme väga palju vigu kasvatamises. Aga ma ei leia elus, kindlasti siin on nüansse ja kindlasti võib-olla neid on, aga ma ei leia elus väga palju aspekte, kus see peaks olema vastupidi. Et see on ikkagi loomine, elu loomine alt ülesse ja ülevalt alla toetatakse kogu aeg. Ehk siis ülevalt alla toetatakse ja lastakse elul orgaaniliselt luua alt ülesse. Et see vanemate toetus peaks olema alati egomeele vaba tingimusteta armastusega. Sest väga paljude vanemate toetused on läbi egomeele, shadow selfie, vanemate toetus, et kõige, mis on kõige elementaarsem, oma vanemate ellu, või kuidas öeldakse, oma vanemate mitte ellu viidud unistuste täide viimine siis, pannes last siis tegema mingeid asju. Et kõik see pool on ju osa sellest egomeelest. Ma panen ta tegema seda, et kuna mina... Seda sporti, seda ametit. Ja, seda ala, kuna mina siin ei saavutanud seda, siis ma piltlikult öeldes nagu surun oma lapse seda tegema. See muidugi ei ole alati üks ühele, et see ei tähenda nüüd seda, et justkui et ei või suunata mingil alale, kui talle seda meeldib teha. Läbi autentse mina, mitte läbi egomeele, mitte läbi selle, et kurat, ma ei saanud tehtud, ma pean lapse saama ikkagi sellel alal ikkagi tippu viia, vaata. Kuna mul jäi need unistused elamata, tegemata. Et siis ma läbi oma shadow selfie alateadlikult pushin teda läbi elu seda tegema. Arvesse võtmata, kas see on lapse tegelikuks hingearenguks vajalik ja õige ja kas ta seda ise päriselt soovib. Nii et ma nagu leian ka, et need tohutult suured protective ego mind ja shadow selfie aspektid tulevad väga palju ka selles laste vanemate suhetes mängu. Ja kuidas vanemad tihti põhjendavad oma negatiivseid käitumisi laste suhtes. Miks tegelikult need on õiged? Miks see kasvatus on tegelikult õige? Miks see kasvatus on vajalik? Kuigi tegelikult on see võib-olla lapse mentaaltervist hävitav, kahjustav, mille pärast ta peab hiljem, ma ei tea, terapeutide juures käima, et kokku lappida seda jamana.
aga võtame selle teema siis tänaseks kokku. Ja, täna said sina rohkem oma mindi spiikida. Et aga väga hea, sest et minu hääl on veel selline tummine ja ma lihtsalt tunnen kurgus ka endal natuke sellist, et kui ma liiga palju räägin, siis see tahab kohe ärritada seda, et ma peaks köhima, nii et pigem olin täna ka rohkem kuulaja rollis, mis on täiesti okei, et Anderal väga hästi see jutt voolas ka ja nii et saime kõik sellel teemal räägitud. Põhimõtteliselt kõik punktid räägitud, hüppasime siit sinna vahepeal, aga kindlasti... Aga mis on nagu, mis sa ise ütled veel, et selleks, et see ego meil ei oleks võib-olla nii kontrolliv, et mis parim nõuanne oleks? Ma leian, et ma praegu täiesti lambist. Pole ise mitte kunagi seda teinud ja pole isegi seda kuulnud. Aga ma lihtsalt annan teile praegu, mis otse tuleb seest. Ühe nii-öelda siis variandi, kuidas tuvastada. Et võtke A4 paber, tõmmake keskelt joon, kirjutage ühele poole pealkiri minu autentne meel või kuidas iganes keegi tahab või suveräänne meel, autentne meel ja minu ego meel. Ja nüüd tõmmake keskelt joon ja hakkake ise lahti kirjutama, kes oled sa autentselt, millised käitumisviisid on sinu autentne mina, kes oled sina päriselt ja teise lahtrisse hakkad kirjutama, kes on sinu shadow self, sinu varjukeha. Jah, et kui ta mingites situatsioonides midagi teeb, et kuidas ta siis toimetab. Lihtsalt hakkadki ausalt lahti kirjutama, lahterdama, et kui sa juba seda suudad teha, et kirjutada ja ütleme niimoodi, et täna siin planeedil ma ei tea, kas isegi on inimest, kellel poleks paremale poole midagi kirjutada. Tõenäoliselt mitte. Et hakka lihtsalt kirjutama oma shadow selfi omadusi lahti. Kes ta on, kuidas ta käitub. See on sinu identiteet, sinu sees olemas. Ja nüüd ongi nii, et sa lahterdad neid ja nüüd sa hakkad tuvastama, kuna sa teed süva enese analüüsi. Selleks isegi ei ole vaja tegelikult psühholoogi. Tee süvaanalüüs, kes on sinu päris autentne mina ja kes on sinu shadow self ehk varju mina. See on nagu tõele näkku vaatamine. Ja lihtsalt kirjutad. Ma ütlen, ma ei ole ise ka seda teinud, aga lihtsalt see kuidagi tundub hästi selline puhastav ja tervendav, et läbi kirjutamise kirja panduna sa paned selle energia sinna, sa analüüsid, sa mõtled. Ja ole endaga aus, kus sul tekivad mingid sinna paremale poole mingid asjad, mis peaks kirja panema, et siis panna kirja. Ja ärge siis ära ehmatage, kui see parempoolne tulp on kõvasti pikem. Siis see tähendab seda, et nüüd alles... On vaja tegeleda natukene. Nüüd alles töö algab. Mis on okei ja selles mõttes, et number 1 asi ongi see, et endale asjade tunnistamine. Kui sa lõpuks hakkad asju tunnistama ise endale, et kuule, et siin kohas tuleks natukene muudatusi teha. Et see on ju number 1 samm tervenemisele. Või ei tea, kas tervenemine on nüüd õige termin, aga et asjade ja elu muutmisele. Ja iseenda sügavamatele kihtidele kontakti saamiseks. Sest see vasakpoolne tulp, autentne meel on ju sinu raku tuumalikud käitumised. Sinu see kõige orgaanilisem. See puhas sina. Et kuidas see puhas orgaaniline sina käitud. Ja ilma moonutusteta, et millised on sinu need tugevad küljed ja kõik. Ja ma räägin, et kirja võid panna ükskõik millise stiilis. On ta siis... saad aru, sina võib panna isegi välja nägemise. Saad aru? Et shadow self riietab ennast niimoodi. Ja autentne mine riietab ennast niimoodi. Shadow self kannab sellises stiilis riideid. Kui ma olen päriselt mina, siis teen ma tegelikult asju hoopis nii. Sest kui palju me tegelikult maskeerime ja mängime mingid mänge ju. Käime tööl, mängime mingid mänge,
ühesõnaga me ju maskeerime, noh, me mängime neid shadow selfie mänge. Noh, tööl on kindlasti tihti see, et ikkagi, noh, oleneb töökohast, noh, toon lihtsalt suvalise näite, et võib-olla peab olema ikkagi lips ja kõik on ju ja lihvitud kingad. No, see on tegelikult uskumatu, kuidas meie ametid võivad nagu konkreetse full on maski meile luua. No, muidugi, no. Et sa paned lipsu ette, ülikonna selga, viksitud kingad jalga ja siis sa nagu vaatad peeglist, et nagu it's not me, aga ma lähen seda tööd tegema. Ja. See on crazy. Aga siin ongi nüüd see, et aga kui ma nüüd ei ole sunnitud panema seda, et aga kuidas ma tahaksin käia nii, nagu ma päriselt tunnen, et tahaksin ja kes ma olen. Mitte need mingid lood mu peas. Et siis ongi see, et kas minu töö võrdub minu potentsiaal ja kõik see. Ja sealt kõik koorub, jah. No võt, väga siuke harjutus siia lõppu, proovige, praktiseerige, andke tagasidet. See on ju Tee ise, Antero. Teen isegi. Ja nii et, noh, ma räägin, spontaanselt sünnivad ideed, kõik, mis parasjagu kõlama jääb, sest see on ego teemade ära tegemine praegu siit nii-öelda septembri aknast läbiminekul uude ajajärku. Ma arvan, see võib olla nii valgustav mõne inimese jaoks. Et we never know. No muutuste aeg on käes, nii et nüüd on kõik iseenda teha. Kõik iseenda teha ja iseenda tervendajad, terapeudid oleme. Abi võib alati kõrvalt otsida, ja. Kui on vaja. Kui on vaja, siis on vaja minna terapeudi juurde. Abi on läbi teise poole. No mitte alati. Selles mõttes, et tegelikult see on okei, vaata, ja abi on ka igasugu podcastid ja abi on mingid muud asjad, et igaüks leiab endale oma abi. Kui ise ei saa hakkama. Siis jah. Igal juhul mõnus vestlus oli. Panime täna ka küünla põlema, kes videot vaatavad, siis elav tuli on alati väga ilus. On kuum. Me oleme selle lõhnaga juba nii harjunud, sest et see siin levib mõnusalt. Mulle saadeti täna karbitäis ilusaid küünlaid, nii et siis me mõtlesime, et paneme põlema. Et ongi see aeg käes, kui on küünalde põletamise aeg. Et jah. Paneme enda sees ka selle autentse leegi põlema ja siis liigume. Igaüks sinna, kuhu peab liikuma. Aitäh kuulamast ja näeme siis järgmine pühapäev. Just nii. Ciao. Kõige head, tšau.